Veepoliitika hõlmab põhiliselt keemilisi aineid, mis on sätestatud, et need on ohtlikud meie veekeskkonnale. Ja kui seni oli 33 ainet, ohtlikku ainet nimekirjas, siis nüüd selle direktiivi järgi tahetakse lisada veel 15 ainet. Ja esmakordselt on nende hulgas ka 3 ravimikemikaali. Et see oli see, mis tekitas natukene hirmu liikmesriikides, et nende ainete avastamine veest, nende eemaldamine veekeskkonnast on väga kallis ja seetõttu oli meil väga tulised vaidlused selle eelnõu üle, et kas ta peaks minema käiku nüüd või kunagi hiljem, aga läks kõik hästi. Kõige tähtsam on leida konsensus erinevate ettepanekute puhul, mis on tehtud selle veepoliitika direktiivi ja arvamuse eelnõusse. Ja eile õhtul oli meil veel siin läbirääkimised Saksa delegatsiooniga, Austria delegatsiooniga, et leida seda konsensust erinevate positsioonide puhul ja mul on hea meel, et me saavutasime need. Võib öelda, et kui me räägime pinnaveest, siis Eestis on pinnavesi üks puhtamaid Euroopa Liidus, kuid Euroopa Liitu me peame vaatama tervikuna, kuna vesi ei tunne riigipiire ja vesikonnad haaravad sageli mitmeid riike, nii et see teema on selline, mida me peame ühiselt lahendama, et iga riik ei saa siin üksinda oma meetodeid välja töötada. Eesti puhul, nii ka paljude liikmesriikide puhul, on vaja nüüd arendada välja laboreid ja meetodeid, et me suudaksime kontrollida neid uusi aineid, mis on sattunud meie veekeskkonda. Ja see on päris suur väljakutse, kuid samas me peame endale tunnistama, et veekeskkonna nagu üldse looduskeskkonna kaitse on kallis igal pool ja me ei tohi seada ohtu oma looduskeskkonda ega inimesi selle tõttu, et miski asi tundub kallis. Me peame sellega tegelema. Kohalikel ja regionaalsetel omavalitsustel on väga suur roll selle poliitika elluviimisel, kuna kohalikud omavalitsused sageli teavad kõige paremini kohalikke olukordi. Nemad peavad teavitama inimesi, selgitama. Nemad sageli annavad ka ettevõtetele tegevuslubasid ja nad peavad olema ise väga kursis nende ohtlike ainetega, mis on keelatud, mis ei ole keelatud, et me mitte ei ohustaks oma keskkonda. Meie piirkonnas on suured tööstusettevõtted ja ajalooliselt on seal olnud varem juba väga palju saastatust, mis on jääkreostusena praegu veel esineb, kuid me oleme teadlikud sellest, me piisavalt püüame asjaga tegeleda, et endine jääkreostus ei satuks meie vetesse ja kogu aeg jälgides ka nende uute nimekirja lisatud elementide puhul, kui me seda kogu aeg jälgime, siis ma arvan, et asi muutub ainult paremaks. Usun, et kõik liikmesriigid tunnustavad seda, mis praegu sai regioonide komitee poolt ettepanek tehtud ja et me kõik liigume selle poole, et leida uusi tehnoloogilisi vahendeid ja arendada neid, et meie veekeskkonda puhastada.